Tere siis kõigile! Minu nimi on Anneli Vares ja ma olen Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevjuht. Ja mul on väga hea meel, et meid on täna siia juba kogunenud päris mitmeid, et siis koos tähistada vaimse tervise kuu algust. Ja vaimse tervise kuu siis käesoleval aastal 2025 kannab pealkirja Hooliv kogukond võrdub tervem ühiskond. Ja võib-olla mõned teist mõtlevad, kõik ei tea veel, mis asi see VATEK on. VATEK on siis vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik ja täna on meie liikmeskonnas juba 56 organisatsiooni. Ja meie organisatsiooni ühiseks eesmärgiks on siis Eesti inimeste vaimse tervise ja heaolu edendamine. Ja oma tegevustes lähtume me oma vaimse tervise valdkonna eetikakoodeksist. Vaimse tervise kuud tähistame Eestis juba 12. korda ja oleme seda teinud aastast 2014. VATEK on seda kuu korraldamist vedanud ja seda koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Aga mida me üldse soovime selle vaimse tervise kuuga siis saavutada või mis on meie eesmärgid? Kõigepealt kindlasti on meie sihiks vähendada vaimse tervise probleemide stigmatiseeritust, edendada inimeste vaimset tervist toetavaid oskusi ja eluviise, tõsta inimeste teadlikkust vaimse tervise abi võimalustest ning valmisolekut vajaduse korral abi otsida. Käesoleval aastal kindlasti, kuna tulevad valimised, soovime me ka poliitikute ja poliitikakujundajate tähelepanu vaimse tervise teemadele juhtida, et siis vaimne tervis jõuaks oma tee igasse poliitikasse. Ja selle aasta vaimse tervise kuuga tähistame ka kogukondade teemat, nagu me juba mainisin, ja kutsume seega kõiki märkama ja toetama oma kogukondi. Ja kogukondadest me hakkamegi täna pikemalt rääkima. Aga kõigepealt on mul väga hea meel, et Eesti Vabariigi presidendi abikaasa proua Sirje Karis on teinud videopöördumise meile selle olulise kuu sissejuhatamiseks. Head sõbrad, kallid kuulajad. Vaimse tervise kuu on võimalus järele mõelda ja meelde tuletada, mis on oluline. Pikalt oleme rääkinud vaimsest heaolust ning üha rohkem inimesi mõistab, et see on sama tähtis kui füüsiline tervis, aga enamgi veel. Tähtsam kui asjade kogumine või välised saavutused. Kuid ainult teadmisest ei pruugi piisata. Vajalikke samme on tihti raske üksi astuda. Sel aastal on vaimse tervise kuu fookuses kogukonnad. Sel moel saame rõhutada sõnumit, et kui meie kõrval on inimesed, kes märkavad ja hoolivad, siis muutub ka enesehoid lihtsamaks. Kui meil on, kellega koos tegutseda, vajuvad mured ja kerkivad rõõmud. Kogukond on naabrid, ühe tänava rahvas. Kogukond võib tekkida kultuurikeskuse, muuseumi või raamatukogu ümber, kus inimesed kogevad ühiselt uusi teadmisi ja elamusi. Noortele annavad kindlustunnet huvihariduse ringides ning ühiselt sportides kogetav koosolemise rõõm ja üksteisele toetamine. Tänavusel raamatu aastal on mulle endale olnud üks suuremaid avastusi, kui palju on Eestis raamatuklubisid. Needki on kogukonnad. Kõige muu toreda kõrval pakuvad sellised ühised tegevused turvatunnet, sidusust ja lähedust. Just seda, mis aitab hoida meie vaimset tervist. Meie ühine ülesanne on tunnustada ja toetada kogukondade eestvedajaid. Nemad annavad eeskuju, et hooliv kogukond sünnib hoolivatest inimestest. Eriti lastele ja noortele on oluline, et nende kõrval oleks vähemalt üks turvaline täiskasvanu. Samas peame hoolitsema ka selle eest, et kogukonnad saaksid tekkida ja püsida. Selleks on vaja hoida alles kohad ja võimalused, kus inimesed saavad kokku tulla, olgu need pargid ja väljakud, spordiplatsid,
huvihariduse võimalused või kultuurikeskused. just sel moel loob hooliv kogukond tervemat ühiskonda. kõik need paigad ja tegevused on panus meie ühisesse vaimsesse tervisesse ja iga kärbe nendes valdkondades annab tagasilöögi meie inimeste heaolule. austatud vaimse heaolu eestvedajad, vaimse tervise hoidmine ei ole üksikisiku koorem, vaid meie kõigi ühine tee. tugevad kogukonnad ei sünni iseenesest, vaid kasvavad meie igaühe panusest. soovin, et see vaimse tervise kuu annaks meile kõigile kindlustunnet, et me ei ole üksi, vaid kuulume hoolivasse kogukonda. suur tänu! täname siis proua Karist nende soojade ja sügavate mõtete eest ja nagu ka proua Karis ütles, et me ei tohi jääda üksinda ja kogukonnad on siin tegelikult võtmerollis, et meie igapäevast elu ja toimetulekut toetada. Ja sellepärast me siis räägimegi täna natukene lähemalt, mis asjad need kogukonnad üldse on. Ja miks me üldse veel kogukondadest räägime, on see, et tõepoolest täna meie olukord on küllaltki ebakindel ja päris palju on ärevust seoses tulevikuga. Samuti on väga palju üksildust nii eakate seas kui ka laste seas juba täna kahetsusväärselt. Ja seetõttu ongi kogukonnad tõenäoliselt need, keda tuleks siis nii-öelda appi kutsuda. Ja kogukond, nagu ka proua president ütles, ei ole pelgalt koos eksisteerimine, vaid seda loob ja hoiab koos jagatud väärtuste, põhimõtete, huvide ja eesmärkide võrgustik, aga ka igapäevased suhted ja ühine identiteet. Kogukonnas saavad inimesed vahetada teadmisi, kogemusi, oskusi ja suhelda ning pakkuda üksteisele tuge. Kogukonna tuum on hoolivus ja vastastikune toetus ja võib vist öelda, et seotusest kogukonnaga sõltub mitte ainult meie vaimne tervis, vaid ka kogu ühiskonna valmisolek ja toimetulek kriisidega. Aga kogukondadest räägime sellel aastal ka sellepärast võib-olla veidi rohkem, et oktoobris vaimse tervise kuu ajal toimuvad meil ka kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja VATEK-i liikmetest ja välistest ekspertidest moodustatud töögrupp on koostanud kohalikele omavalitsustele soovitused tegevusteks, mida iga vaimset tervist väärtustav KOV saab oma elanike vaimse tervise edendamiseks teha. Ja ka selle protsessi käigus tuli väga selgelt välja, et kogukonnad omavad vaimse tervise probleemide ennetamisel väga suurt rolli. Samas on kohtadel võib-olla nende potentsiaal seni veel vähe kasutatud. Ja selle vaimse tervise kuuga kutsumegi ka kohalikke omavalitsusi ja nende eestvedajaid ja juhte üles kogukondade potentsiaali avastama, neid märkama ja võimestama, nii et koos ja koostöös saaksime toetada oma inimesi. Ja sellega võib-olla jõuamegi meie esinejate juurde, räägime kogukondadest natukene pikemalt, uurime, mis asjad on need hoolivad kogukonnad ja kuidas nad toetavad inimeste vaimset tervist ja heaolu. Ja selleks on täna meiega, mul on väga hea meel, 2 oma valdkonna tippspetsialisti. Kõigepealt Kairi Tilga, kes on Sihtasutuse Eesti Koostöökogu juhataja. Tema räägib meile kogukonna rollist inimese ja ühiskonna tervise kujundamisel ja seejärel doktor Anne Kleinberg, kes on ka VATEK-i nõukogu liige ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi asepresident, räägib kogukonna mõjust vaimsele tervisele. Aga ennem kui me läheme esitluste juurde, on selline palve, et kui teil tekib küsimusi nende käigus, siis peaks meil siin webinari all olema Q&A nupp. Sinna vajutades saate oma küsimuse kirjutada ja märkige siis ka ära, kellele see küsimus on suunatud. Ning pärast esitlusi leiame siis aega ka nendele küsimustele vastamiseks. Aga praegu siis annaksingi sõnajärje üle Kairile. Tere hommikust! Nii, ma püüan siis oma slaidid siin ette saada.
ja siis Anneli võib noogutada või ütelda, kui kõik on hästi. Ahah, nii, tere hommikust tõesti veel kord. Aitäh Annelile Vattekile selle sündmuse korraldamise eest ja aitäh proua Karisele väga hea sellise tunde loomise eest juba, et miks me kogukondadest peame rääkima. Minu nimi on Kairi Tilga ja minu roll siis ilmselt ehk siin täna hommikul on tõesti anda selline võib-olla suurem raamistik, et miks me ühiskonna mõttes just peaksime rääkima kogukondadest ja kogukondade arendamisest ja nende mõjust ühiskondlikele protsessidele isegi. Et miks meile kogukonnad ja kuidas see kogukondlik hoiak siis ikkagi ühiskonna tervist kujundab. Võib-olla on see selline teekond, millele ma hetkel teid siis kaasa kutsun. Anneli juba ka natukene pikemalt avas, et millest me räägime, kui me räägime kogukonnast. Mulle tundub, ma ei tea, kuidas teile, aga olles ise väga kogukondade valdkonna sees juba rohkem kui 5 aastat, siis mulle tundub, et see kogukond on saanud omamoodi moesõnaks. Ja ta on natukene nagu vallutanud sellise mingisuguse tundesõnana väga erinevad valdkonnad ja on näha, et see on poliitikute sõnavaras, see on ärimeeste ja kinnisvaraarendajate sõnavaras, see on kultuuriasutuste sõnavaras ja nii edasi, et kui üks sõna saab nagu nii laia tähendusvälja, siis tegelikult vahepeal on hästi oluline võib-olla ikkagi korraks uuesti mõtestada, et mis see kogukond ikkagi on. Ja hästi lühidalt mina ütleksin, et kogukond on suhted. Kogukond on inimestevahelised suhted, mis on vägagi mitteformaalsed. See on tõesti selline nii-öelda kuuluvust ja vastastikust pakkuv koht. Ja kindlasti on ta, tekib nagu inimeste vahel, kellel on mingisugune ühisosa. See ei tähenda, et neil peab kõik ühine olema ja kõik ühised eesmärgid, aga neid ühendab see mingi ühisosa. Ja võib-olla siin kontekstis on hästi oluline mõelda, et mis siis ikkagi kogukond ei ole, sest tihtipeale mulle tundub, et me aina enam kuidagi ka vääriti mõistame kogukonna mõistet ühiskonnas. Et tõepoolest igasugune küla ja igasugune vald või asutus ei ole automaatselt kogukond. Et kui inimeste vahelisi mitteformaalseid tähenduslikke suhteid selles grupis ei ole, siis me tegelikult ei saa seda nimetada veel kogukonnaks. Aga võib-olla selline kogukonna sõna plahvatus ikkagi tuletab meile midagi väga olulist meelde. Ta nimelt märgib ära midagi väga puudu olevat. Ehk et me peame rääkima kuuluvustundest ja kuuluvusvajadusest. Tõesti ka juba siin alguses sissejuhatuses viidatud Eesti inimarengu aruanne keskendus viimatine aruanne siis keskendus vaimsele tervisele ja heaolule ja tõi välja ühe niisuguse põhilise sõnumina ka selle tõesti, et iga inimese selline sotsiaalne turvatunne, emotsionaalne turvatunne ja seotuse tunne kogukonnaga või kuulumine kuhugile on otseses seoses sellega, kuidas me ühiskonnas toime tuleme kriisidega. Nii et mida ärevam on tegelikult ühiskondlik foon ja aeg, seda rohkem tuleks meil inimese tasandil ise isiklikult otsida toetavaid suhete võrgustikke ja kindlasti poliitika kujundamise tasandil luua selliseid keskkondi meie ümber, kus suhted saavad tekkida. Paraku peab ütlema, et kriisidega toimetulek Eestis on topeltkeeruline, sellepärast et teatavasti uuringud näitavad, et Eestis on sotsiaalse isolatsiooni määr väga kõrge võrreldes muu Euroopaga. Kui me näiteks teame inimarengu aruande järgi, et Hollandis ja Taanis kogevad sotsiaalset eraldatust ainult 8%
elanikkonnast, siis näiteks Eestis on see lausa 35%. Ja see kindlasti ei tähista vanemaealiste üksildust, vaid see on tegelikult üle elukaare väga suur probleem. Aga loomulikult ei ole see siiski Eesti probleem, et üksildus ja sotsiaalne vaesus on üleüldiselt pigem läänemaailmas levinud rahvatervise probleem, teadvustatud probleem. Ja mulle ükskord jäi väga kõlama ühest kõnest selline lause, et tänapäeva inimesed vaatavad väga toredaid, toetavaid naabritevahelisi suhteid seriaalist Sõbrad, selle asemel, et ise oma naabritega toredaid tegevusi teha. Aga kui me tõesti oleme teadvustanud, et üksildus ja selline grupitunde defitsiit on rahvatervisele väga tugev probleem, me oleme ka tegelikult aina rohkem teadvustamas, et see on väga kallis probleem ühiskonnale kinni maksta, siis võib-olla mida me oleme vähem teadvustanud, on see, et tegelikult inimeste vajadus kuuluvustunde järele on väga tugevas seoses ka demokraatiaga ja see on poliitiline probleem. Kui inimesed tunnevad, et tegelikult minu arvamuse ja vajadusega ei arvestata, ma ei ole kuuldud ja märgatud, siis see tekitab selgelt eemaldumist, pettumust, trotsi, usaldamatust. See soodustab valeinfo tarbimist ja kindlasti sellist polariseerumist, millega me ka Eestis ju väga silmitsi seisame. Need arengud kajastuvad tegelikult juba vähemasti 10 aastat ka erinevates demokraatia indeksites, mis siis võrdlevad erinevate riikide vabadusi ja demokraatia seisu. Ja tuleb tunnistada, et demokraatia on tagasilanguses juba väga palju aastaid ja täna me peame rääkima kogu maailma mõttes sellest, et on toimumas üks väga suur autokratiseerumise laine ja inimesed enam ei usu demokraatiasse ja liiguvad aina äärmuste suunas. Nii et seda sihukest riski, mida toob kaasa sotsiaalne polariseerumine, ebavõrdsus ühiskondades ja kindlasti suure ohuna ka valeinformatsiooni vastuvõtlikkus, et see selline toksiline kokteil nendest riskidest on välja toodud ka käesoleval aastal ilmunud Maailma Majandusfoorumi globaalsete riskide raportis, kus siis hinnatakse just lähiaastate väga kõrgeid riske, mis siis hakkavad nii-öelda mängu muutma ja ka pikemaajalisi riske. Ja on väga hästi näha, kuidas just niisugused sotsiaalsed teemad on trüginud riskide esitoppi. Nii et selle teemaga tuleb selgelt tegeleda, kui me tahame demokraatiat hoida. Ja Eesti ei ole saar, et kuskil eraldi oma maailmas, et need arengud on kõik meil ka olemas. Ja me tegelikult sellist muret tekitavat usalduse langust poliitiliste jõudude, valitsuste ja teataval määral ka üldse ametkonnade suhtes märkame juba viimased aastad väga selgelt ka meil. See usaldamatuse kasv on kahtlemata väga ohtlik ja uuringud toovad välja ka maailmas, et üksildasemad inimesed on vastuvõtlikumad ebademokraatlikele suundumustele, populismile ja radikaliseerumisele. Ka meil on kommunikatsioonieksperdid toonud välja, et huvitaval kombel ongi just populistlikud erakonnad osanud ära tabada seda defitsiitset psühholoogilist vajadust, mis inimestel on. Vajadust mitte nii väga tõde ja fakti teada saada, vaid tegelikult olla kuulatud, olla mõistetud, olla märgatud ja kuuluda kuhugile, kus seda pakutakse. Ja võib-olla need ühiskondlikud erinevad sellised kogunemised ja protestilained, mis siin on ka käesoleval aastal toimunud, on kohati kantud ka just sellest samast vajadusest. Selle teema sükseks võib-olla lõpetuseks siia väga huvitav tõdemus oli ka
noorte radikaliseerumise osas, mis tegelikult on ka kantud just sellest samast probleemist, et USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa ja Suurbritannia luureagentuurid tegid ühise sellise noorte radikaliseerumise raporti, mis ilmus siis selle aasta alguses. Ja väga huvitaval kombel nad toovad seal selge sõnumina välja, et radikaliseerumine on põhiliselt sotsiaalne protsess, mitte ideoloogiline. Ehk et tegelikult on täiskasvanud värbajad tabanud ära selle puudujäägi, mis noortel on, vajadus sõpruse ja kuuluvuse järgi, mõistmise järgi, märkamise järgi ja kahjuks sellised radikaliseerumise grupid seda pakuvad ja selle õnge noored tihti, eriti niisugused väga haavatavad noored satuvad. Inimarengu aruanne toob ühe sellise sõnumina välja, et just kriisiküllasel ajal ongi vaja toetada inimeste ise ja koos toimimise võimet. Seda ise toimimise võimet me oleme ühiskonnas üksjagu juba teadvustanud. Me oleme hakanud enesehoolest rääkima, me oleme hakanud rääkima läbipõlemisest, igasugusest ka teise inimese toetamisest, vaimse tervise esmaabist. Aga võib-olla vähem oleme me rääkinud koostoimimise võime toetamisest. Ja koostoimimise võime, mida ka akadeemilisemas keeles nimetatakse kogukonna pädevuseks, ongi siis sellised teatavad teadmised, oskused ja hoiakud, et toimida grupina. Et kuidas me tegelikult vajadusel ka enese agentsust või enese meeldimisi piirata grupi huvides. Et see on hästi oluline küsimus, kuidas me oskame toime tulla gruppidena. Harvardi ülikooli professor Howard Gardner on väga hästi öelnud, et kui me arendame inimestes ainult seda ise toimimise võimekust, siis see on tegelikult ainult pool rehkendusest. Sest kui ka väga hästi ise toimivad inimesed ei tule toime, ei oska rahumeelselt toimida grupiliikmena, siis tegelikult me ikkagi sellisest lõhestunud ja kriiside küllasest ja võib-olla ka konflikti küllasest ajast ei oska nagu edasi liikuda. Ehk et selle tuules on siis tõesti väga olulised küsimused, et kuidas me siis soodustame neid inimeste vahelisi suhteid ja kasvatame seda koos toimimise võimet. Minu enda erialalisest taustast ma tooksin 2 sellist tasandit välja, et üks on siis selline naabruskondlik paiga võimalus neid suhteid ja mikrokontakte tekitada ja teine on siis sellised püsivad asutused, kes saavad väga palju tuge pakkuda. Tegelikult täna selline mikroskaala või naabruskondlik skaala on sotsiaalteadlaste, linnaplaneerijate, kogukonna arendajate fookuses juba mõned aastad väga tugevas fookuses olnud. Ja öeldakse, et just mida keerulisem ja komplekssem on aeg, seda rohkem tuleb vaadata kohalikule tasandile ja tegeleda selle kõige hüperlokaalse tasandi arendamisega, sest seal juhtub see heaolu kõige tugevamalt. Ja seal juhtub ka demokraatia kõige tugevamalt, et tegelikult demokraatia ei ole valimised iga 4 aasta tagant, vaid ikkagi see igapäevane toimimisviis, kuidas me grupina toimime, kuidas me saame osaleda oma tänavaelus, oma naabruskonna või kodukoha elus ja kuidas me suhtume või kuidas me usaldame oma riiki. Et need on need väga olulised tasandid, mis hoiavad demokraatiat tugevana. 2 aastat tagasi külastas Eestit maailma üks kõige kuulsamaid võib-olla kogukondade arendamise eeskõnelejaid ja teadlasi Cormac Russell ja tema siis julgustab vaatama just naabruskondi kui selliseid ressursikogumeid, et igas paigas, ükskõik kui kauge hõreasustuses olev küla või kui kompleksse kooslusega linnaosa suuremas linnas, et igas paigas on olemas ressursid. Ja see on see lääts, millega vaadata, et midagi, mis meil on olemas, mitte midagi, mis meil on puudu.
ja nende ressursside märkamine ja nende koos toimima panemine on tegelikult see võti, millega me saame väga palju luua toetavat heaolu ja inimestevahelisi suhteid. Tegelikult hea naabruskonna hüved on üsna sarnased sellega, mis on hea kogukonna nii-öelda pakutav hüve. Ehk et ta pakub seda kuuluvustunnet, turvatunnet, toetab tervist, suhete võrgustike, kogukondlikku tegutsemist. Nii et naabruskond on kasvulavaks headele kogukondadele, ma ütleks niimoodi. Ja võib-olla siis mõned sellised näited ja nipid, mida ma olen siit-sealt kokku lihtsalt pannud, et natukene siis ilmestada ka, et tegelikult on võimalusi väga palju, kuidas oma tänavatasandil juba hakata väga väikese eelarvega sekkumisi tegema, kui on see üks julge või kaks julget, kes ütlevad, et teeme. Eestis ka juba aina enam on kuulda sellistest toredatest pingipäevadest, mida kutsutakse üles tegema, et tule oma tooliga õue ja saame naabritega tuttavaks. See on väga selline tore, aga just niisugused mikro hetked oma tänavas on võib-olla see kõige esmane tasand, millega saab minema hakata. Ja muidugi need kohad ka oma tänaval, kus üldse on võimalik teise inimesega kohtuda ja võib-olla tuttavaid võõraid, ehk et ma tean, et see inimene on minu tänavalt, selliseid inimesi endale tekitada, et muidugi on väga hea, kui selleks on mingi nurgapood või selline koerteplats või lastemänguväljak või palliplats, et need ka tegelikult ka loovad sellist võimalust nendeks väikesteks suhtlushetketeks. Väga hästi on juba siis, kui me võtame naabruskondlikul tasandil mingeid sündmusi korraldada. Ja mis on hästi tore, on see, et just käesoleva aasta maailma õnnelikkuse raport käsitles väga palju teemat, mida tähendab inimese heaolule toidu jagamine teise inimesega. Ehk et need ühissöömised. Et see on perekonna mõttes hästi oluline inimese isiklikule heaolule, kui ta saab süüa kellegiga koos ka kodus oma laua taga. Teatavasti see on hääbuv harjumus ka Eestis. Ja muidugi ka need kogukondlikud koossöömised, et väga hea meel on näha, et Eestis näiteks Pikalaua festivalid ja tänavapeod on aina populaarsemad, et viimati Pikk tänav Tallinna vanalinnas võttis ka vedada, et oma tänava inimesi rohkem kokku tuua ja naabruskondlikke suhteid luua, et katame Pika laua ühiselt ja saame tuttavaks. Väga niisugused kuulsad Pikalauapeod on juba Viljandis käimas ja Kuressaares ja juba mõnes muuski linnas. Ja üks foto on siit ka hoopis Kopenhaagenist, kus on siis ääretult kuulus ja fenomenaalne kogukonnamaja ühes Kopenhaageni linnaosas, kus siis iga päev kell 6 pakutakse võimalust Pika laua taga süüa, et maksad üsna väikse summa toidu eest ja tegelikult see mõte on see, et sa saad minna sinna kellegiga koos sööma. Väga tore mõte ja väga häid tulemusi ka mujal maailmas on andnud just selliseks tõukeks, et inimesed võtaksid midagi ette, et neid oma tänavasuhteid looma hakata, niisugused pisitoetused, mida ikkagi kas siis linnaosavalitsus, vallavalitsus või mingisugune ametkondlik tasand saab toetada, et tegelikult on vaja neid inimesi, kes teeksid selle esimese sammu. Ja sellised väiksed motiveerimised on näidanud väga häid tulemusi. Ja siis väga suure ja olulise ressursina naabruskondlikul skaalal on meil sellised asutused, mis on seal üldiselt püsivalt ja pakuvad mingisugust kindlat avalikku funktsiooni, aga nad teevad midagi veel rohkem lisaks oma põhitegevusele, pakuvad oma ressursse kuidagi kogukonnale veel kasutada või mingil muul viisil toetavad kogukonna inimeste heaolu. Ehk et see, et asutused märkaksid seda paika, kus nad füüsiliselt asetsevad ja et nad ei oleks kui saarekesed seal omas regioonis või paigas, vaid ikkagi oleksid avatud ka teistele inimestele.
Ja sellisteks ankurasutusteks nimetataksegi näiteks koole, ka haiglaid, raamatukogusid, muuseume, mõnes kohas külamaja, näiteks seesama Kopenhaageni näide, kindlasti selline kogukonnamaja on ankurasutus piirkonnas. Et midagi, kus siis asutus oma ressursse kasutades pakub veel kogukonnale. Ja mõned näited selles ka, et näiteks tõesti, kui perearst näeb võimalust teha koostööd kas piirkonnas oleva kogukonnaaia või kultuurikeskusega, et tõepoolest mitte kirjutada inimesele välja, kes tegelikult vajab teise inimesega kontakti ja mingisugust kuuluvust ja suhteid, et ta mitte ei kirjuta välja tabletti, vaid ta kirjutab välja rohelise retsepti kogukonnaaeda. Et sellised koostöömudelid on siin ja seal maailmas täiesti hästi toimivad ja loodetavasti ka meil kerkimas. Kindlasti koolid on need, millest me oleme ka Eestis hakanud rohkem rääkima, et näiteks staadionid, et koolide staadionid peaksid olema avatud ka naabruskonna inimestele pärast koolipäevasid ja nädalavahetustel. Et see on väga oluline mõtteviis, mis on lihtsalt peas kinni meil, et igasugused muud asjad saab ära lahendada, aga see, et me anname nii-öelda tühjalt seisvat ressurssi kasutada teistele, kelle jaoks see võib heaolu luua, on hästi oluline. Samamoodi on koolis olemas väga head tööõpetuse klassid või ka koolisööklad, kus saab teha näiteks nädalavahetuseti toidu valmistamise kursuseid ja nii edasi ja nii edasi. Neid igasuguseid koostöömudeleid on mujal maailmas palju olemas. Väga olulised on kultuuriasutused, et ma ütleks, et naabruskond, kus on üks kultuuriasutus, on juba väga rikas naabruskond. Ja kui seda kultuuriasutus oskab ka ise nii-öelda võimendada ja näha enda rolli, suuremat rolli sellises naabruskonna heaolus, siis see on väga oluline. Et kultuuriasutus saab toetada paiga identiteeti, saab jutustada lugusid, saab siduda inimesi näiteks dialoogide loomise kaudu või tuua kokku mingisuguse huviga inimesi ja pakkuda neile mingit väljundit. Ja olgu siis ka igaks juhuks teadmiseks, et Eestis Tallinnas Kalamajas asub ka Euroopas kõige nii-öelda parem kogukonnamuuseum, ehk et siis Euroopa parima kogukonnamuuseumi saanud kogukonnamuuseumi tiitli saanud muuseum on siis Eestis, et oleme siis selle üle ka uhked. Ja üks eraldi kultuuriasutus, mida ma tahaksin tuua välja, on siis raamatukogu, mis tõesti on väga unikaalne ruum ka demokraatia tervise mõttes. Et tal on väga palju erinevaid kihte, mida me võib-olla ei oska veel nii hästi ka mõtestada ja mõõta, seda mõju, mida ta loob, aga raamatukogu on kahtlemata koht, kus üldse teiste inimestega kohtuda ja mõnel juhul ka koht, kus mõni inimene saab ainsana päevas kellegiga rääkida. Raamatukogu pakub väga erinevaid vaimse tervise tugitegevusi. Ta tõesti on väga oluline koht haavatavatele sihtrühmadele, ta pakub eneseteostusvõimalusi, ta pakub kindlasti kuuluvustunnet, enesearendamisvõimalusi ja nii edasi. Raamatukogud täna Eestis ka arendavad endas tublisti selliseid kogukonnakeskuse rolli oskusi, ja see tähendab näiteks ka dialoogi pidamise ja kokkukutsumise oskusi, et aina enam on meil raamatukogusid, kus on selline teadmine olemas, kuidas päriselt toetavaid struktureeritud vestlusringe teha nii, et me saame arutada ka väga keerulisi küsimusi ühiselt. Nii et demokraatia seisukohalt on raamatukogu üks väga võimas koht ja mida me peame lihtsalt paremini hakkama mõõtma, on see sotsiaalne kasu, mida raamatukogu loob, et me oskaksime paremini ka tegelikult näha, miks sinna ressursse olulisel määral juurde vaja. Ja lõpetuseks lihtsalt sellise nota benena, et tõepoolest kogukondlikus liikumises täna on selgelt naiste ülekaal
ja on ääretult oluline, arvestades ka seda juttu, mida ma siin alguse poole rääkisin, et me mõtleksime rohkem, kuidas me päriselt saaksime mehi ja noori rohkem kogukonna tegevustesse hõlmata. Ja toon ühe inspireeriva näite, mis tõesti on suur edulugu minu meelest, et Võrumaa ja Kagu-Eesti meestele on eelmisest aastast tehti selline suur äge arvamusrännak, et kuidas me ikkagi oma kandi mehi saame paremini toetada, mida mehed üldse vajavad ja tuua mehi kokku esiteks omavahel rääkima ja avastama, et kui oluline on ka see üksteise tugi, aga teisipidi ikkagi ka neid väljundeid otsima, kuidas mehed leiaksid üles selle rolli, milles nemad saaksid kogukonna ellu rohkem panustada. Et see on hästi oluline ja kõik saavad sealt meiemehed.ee lehelt vaadata ka, et mida siis Võru ja Kagu-Eesti meestele, milliseid võimalusi on pakutud. Nii et väga siis lõpetuseks võib-olla tooksingi tagasi oma alguse mõtte, et mida ärevam on aeg ja see ühiskondlik foon, seda rohkem me igaüks võiksime otsida neid suhtevõrgustikke, mis meid toetavad ja sellisel ühiskondlikul poliitika kujundamise skaalal peaksime me väga selgelt ikkagi panustama keskkonna kujundamisse selliselt, et meil oleks neid kohti, kus kohtuda ja suhteid luua. Aitäh! Aitäh, Kairi, väga põneva ülevaate eest ja minu jaoks jäi siit kõlama kindlasti koostöö ja loomulikult see koostoimimise võime, mida siis kogukonnad võiksid luua või nende kogukondade toetamine, ülesleidmine. Ja võib-olla pärast saame veel mõelda, et kõik need erinevad näited, mis sa kogukondadest tõid, olid ka väga inspireerivad, et mille peale võib-olla isegi igapäevaselt niimoodi ei oskaks ise mõelda. Aga ma annaksin siin edasi nüüd Annele sõna ja kuulame siis, kuidas kogukonnad ka meie vaimset tervist saavad mõjutada. No nii, tere, kas mul kõik pildid klapivad? Heli ja pilt klapivad, väga tore. Nii tore oli kuulata kõik, mida enne räägiti, ehk et see turvatunne, mida annab proua Karis ja Kairi nagu superäge ettekanne ja hea, et sa need mehed võtsid sinna lõppu. Ma ekstra palusin, et räägi meestest, sest et võiks öelda, et valge mees on üks üksildasemaid olevusi maakeral oma katsumuste keskel. Miks see mulle korda läheb, miks ma üldse tahan rääkida, on just see, et ma olen ma arvan, praeguseks juba 25 aastat punnitanud siin mõnusa rahvaga koos õnneks, sellepärast, et Eesti inimeste vaimne tervis oleks parem. Ja kui me oleme jõudnud sellesse hetke, kus kõik loevad meeletult raha ja ütlevad, et raha ei ole ja raha ei tule ja kõik on nagu õnnetud ja haiged, et siis ikkagi mis on arsti ja selline teadlase inimese mõte, mis päästab, on see, et ikkagi lugeda, vaadata, otsida neid lahendusi ja inimestel on kõik lihtsad asjad enda läheduses ja seda tasub meeles pidada. Muidugi mul on hea meel leida, et USA pehmelt öeldes siis peaarst ehk tegelikkuses inimene, kes seisab nende rahvatervise arengute eest, Surgeon General, on jõudnud väga sellise selge tõdemuseni ja ka sekkumiste soovitamiseni, et mida teha selle üksilduse epideemiaga ja täna hommikul Ekspressi lahti tehes ühtpidi kurb, teistpidi hea meel, me räägime, et me oleme jõudnud sellesse kohta, kus kogukonnad, üksildus, vaimne tervis on ilmselgelt meie igapäevastes aruteludes ja see kogukonna liikumine on väga jõudsalt startinud ja miks mulle arstina meeldib väljapool haiglaid toimetada, on ka see, et ma nagu näen, kuidas inimesed seda teevad ja seda kangast koovad, et see on väga palju tõesti naiste kootud kangas, aga väga paljud ägedad mehed ka tegelevad sellega. Ja meil ei ole mingit varianti kujutada ette, et me saame üksinda ellu jääda. Me oleme jõudnud oma hedonismi ja individualismi naudingute tippu ja praegu me hakkame selle kõvera pealt liikuma sinnapoole, et kuidas iseenda säilimise pärast taas liituda teiste inimestega, et see rada on tegelikkuses ammendanud, inimene
noh, liigina ei säili ilma teiste inimesteta, kuna meile kuuluvustunne, toe saamine teistelt inimestelt ja ka kollektiivne eesmärk on hästi olulised, isegi kui need on väga lihtsad, mitte midagi kõrget, erakordset. Nii noorele, vanale inimesele on hästi oluline kuuluda ja koos teistega omada mingit ühist eesmärki, isegi kui meil need kõik teised mõnel päeval üldse ei meeldi ja tahaks jubedalt omaette olla. Et inimeseks olemise alustalade juurde kuulub, et ühtpidi me vajame autonoomsust, meile tõesti ei meeldi, kui keegi ütleb, mida me täpselt tegema peame. Me tahame olla hästi kompetentsed, me tahame olla edukad, aga kuuluvustunne toob selle mõõtme siia juurde, vajadus kuhugi kuuluda, et me ei teosta ei oma autonoomiat ega kompetentsust väga paljudes valdkondades ilma selleta, et me ei kuuluks kogukonda või inimeste gruppi. Ja no, tegelikkuses nende uuringute nimekirja võiks pikemaks venitada, et on üsna ilmselge, et teadlased on tegelenud sellega, et uurida, kuidas sotsiaalne sidusus mõjutab meie vaimset tervist ja juba alguseks võib ära öelda, et loomulikult on see vaimse tervise kaitsefaktor, et siin ei olegi küsimust. Teaduskirjandus on päris palju täis erinevaid uuringuid, mis laias laastus liiguvad teljel inimene oma lähisuhetes, inimene oma enda üksilduses ja siis kuni selle sotsiaalse sidususeni välja, mida Kairi hästi ilusasti ennem lahti võttis. Et kõik need erinevad tasandid on omavahel seotud. Me räägime üksildusest tihti sellises sotsiaalses võtmes, et kas meil on piisavalt, kas me kuulume piisavalt kuskile. Üks hästi oluline asi on meeles pidada, et selle tuum seal sees on emotsionaalne üksildus. See on tegelikult väga paljudes uuringutes üsna selgelt seotud sellega, et kas me muutume depressiivseks või ei muutu. Aga kuidas me saame selle võimaluse mitte olla üksi, see sõltub väga palju sellest, milline on meie ümber sotsiaalne tugi, kas teised inimesed toetavad meid või siis laiem pilt, et kas see sotsiaalne sidusus ehk siis see ühiskonda kuulumine ja mitte lihtsalt niisama kuulumine, et see koos konutamine ei ole nagu see asi, mis meile tervist teeb või toob. Ehk et hästi oluline on olla seotud läbi jagatud väärtuste, läbi usalduse ja sellise koostöö ja solidaarsuse, et see ei ole päris niisama, et me elame viisakalt üksteise kõrval, ei tülita üksteist, vaid ikkagi jagatud väärtused ja usaldus on hästi olulised asjad inimeste jaoks ja kui me selles kaotame, siis me ei kaota mitte ainult tervises, aga tõesti me kaotame oma demokraatias, me kaotame tegelikult omaenda ellujäämise võimes. Et niimoodi juba suvel selle teemaga toimetades võtsin lahti huvi poolest, sidusin ära meie põhivajadused läbi kogukonna ja tõepoolest kindlasti on inimesi, kes suudavad iseendale porgandi kasvatada, bensiini ta juba ise ei tee, on tubli inimene, vana proua ütleb, et ma saan kõigega ise hakkama, aga tänapäeva inimene ka oma baasilisi vajadusi siiski valdavalt teostab läbi kogukonna, meil on vaja teisi inimesi ja turvalisus kindlasti, aga mida kõrgemad on meie vajadused, kuuluvus ja armastusvajadus ja me võime mõelda, et okei, et mul on oma perekond, et kõik on hästi, sellega on meil jutt käes. Aga kui te kas või täna hommikust Ekspressi artiklit loete või Kairit tähelepanelikult kuulasite, siis väga paljud inimesed ei kuulu ilmtingimata perekonda, meil on väga palju üksi elavaid inimesi, kellel on tegelikult seda teiste inimeste toetust vaja läbi mingisuguse teise koos kokkusaamise viisi ja mida kõrgemale enesehinnang, see on hästi seotud sellega, kuidas meie vaimne tervis on või ei ole, kas me oleme ärevad, depressiivsed, lootusetud või ka eneseteostusvajadus. Jah, siin võib jälle öelda, et mõnel inimesel on need kõrgemad ootused, kuhu ta peaks jõudma, kas ta peab tervet ühiskonda mõjutama, peab olema suure hulga erinevate kogukondade liige, et ennast teostada või tal on vaja seda väikest raamatukogu klubi, mulle õudselt meenus sellel ajal, kui Kairi rääkis Halliste raamatukogu, mis on ilmselgelt küla kogukonnakeskus ja väga mitmel moel, et see, mis seal inimesed teevad ja ma usun ka väga paljudes teistes samasugustes kohtades,
annab nii eneseteostusvajaduse, kuuluvusvajaduse ja väga palju muud, mis inimesele tegelikult hästi oluline on. Me ei ole üksinda ainult sellepärast, et me kõik kolisime internetti, aga see kindlasti mõjutab seda ja väga paljud inimesed saavad ainult läbi sotsiaalmeedia endale tuge, aga ilmselge on, et see läänemaailm, kus väga rõhutatakse üksikisiku individuaalset saavutust, noh, selle läbi on inimesed üsna üksildaseks liigutanud, aga samas meile on loodusest, evolutsioonist antud vajadus kuuluda kellegi hulka ja kui meil ei ole seda, siis mitte, noh, see algab sellest, kus ta kehvasti mõjub, on, et meie eneseväärikusele mõjub see. Me võime küll teatada kõigile, et ei meeldi mulle ja ma ei taha teiega koostööd teha, aga tegelikult inimene tahaks olla tunnustatud kellegi teise poolt ja see mõjutab ta eneseväärikust. Ja mul on ühtpidi nagu kurb ja teistpidi hea meel, aga see, et see üksildus kui rahvatervise probleem on tõsiselt laual, see on hästi vajalik, sellepärast me ei jõua oma depressiooni ravikulusi või ka ravikuludeks inimeste kaotatud eluaastate selle tõttu, et nad on depressiivsed. Me lihtsalt ei pea seda koormat vastu, ehk et väga paljud inimesed on tööhõivest, haridusest väljas, sest nad on depressiivsed või üliärevad ja kõikide nende jaoks leida arsti, korraldada haiglaid või ka tagada seda, et ravimid on iga hetk olemas. See viib meid tupikusse tegelikkuses, kuna me läheneme sellele ebaloomulikult ja siin on jällegi hea meenutada Cormac Russellit, kes ongi öelnud, et me nagu väga mängime maha seda kogukonna võimet ennast ravida. Et meil on praegu selline lineaarne maailm, kus on haigus, teenus, mina oma hädaga, sina mulle teenuse andja ja me üritame seda nagu hullult üles haipida, aga me oleme juba täna väga suures hädas, meil ei ole selleks ressursse. Seda rada me ei saa nagu kaua kõndida, minu õigupoolest ei kõnni juba praegugi. Kui ma väga kõvasti aastaid tagasi tegin Eesti rahva terviseuuringut ja vaatasime, kui palju meil on depressiooni levimus ja kuidas üksildus mängib kaasa depressiooni haigestumisse ja abi otsimisse, siis tuli üsna selgelt välja, et need inimesed, kes tajuvad, et nemad ei suuda oma elu ise mõjutada ja kes on emotsionaalselt üksildased, ongi depressiivsemad ja nad vajavad rohkem välist abi. Aga küsimus on selles, et kas me suudaksime neid veel mingil moel aidata, et kui ainult see, et nad lähevad arsti juurde, tõesti nagu eelpool räägiti, et lähevad tabletti küsima, et kindlasti mitte. Sotsiaalsest toest, sotsiaalsest sidususest tegelikult räägitakse väga palju aastaid ja huvitav on see, et me hakkame murelikuks minema alles siis, kui on nagu tõeliselt nagu juba kriitilised olukorrad. Mulle väga ei meeldi see pandeemiatest rääkimine, aga huvitav on see, et kui inimene võtab suhu sõna pandeemia, siis hakkab justkui kõik nagu muutuma tõsiseks, et see räägib meie surelikust loomusest, et me ennem väga õnneks ka üle mõnikord ei reageeri, aga tänasel hetkel on tõsiselt aeg selle peale mõtlema hakata. Üldiselt inimene mõtleb niimoodi, et pereliikmed, sõbrad ja kolleegid, need on need, kes on mulle kõige tähtsamad ja see jumalast ongi niimoodi ja absoluutselt jääb samamoodi, et see sinu lähiring läbi sotsiaalse toe aitab ja väga selgelt toetab sinu vaimset tervist. Ja ta toetab su vaimset tervist ka sellistes karmides valdkondades, millega me samamoodi Eestis silmitsi oleme, et kuidas vähendada meie inimeste suitsidaalsust, suitsiidide arvu. Sotsiaalne tugi mõjutab kindlasti seda, et me kogeme vähem stressi ja valime vähem ekstreemsemad lahendused oma probleemide lahendamiseks. Ilmselgelt tõsi. Perest ei lähe üle ega ümber, aga kui see pere on keskkonnas, kus ei ole sellist laiemat ühiskonna sidusust, seda kogukonna seotust ei ole, et see on keskkond, kus on kuritegevus, kus on kehv linnaruum, kus on kõle, kus on mingisugused inimese jaoks stressi tekitavad tegurid, näiteks nagu müra või ka täiesti ohtlik liiklus, mida leidub ka Tallinnas, aga üle maailma suurlinnades.
siis tegelikkuses hästi palju on uuritud lapsi ja noorukeid ja on väga paljud uuringud, aga ka suured metauuringud on ikkagi jõudnud selle tulemuseni, et kui inimene kogeb lapsepõlvest madalat sotsiaalset sidusust, ehk et nüüd oleme juba siis nende artiklite juures, millest see tänane päev kõige rohkem räägib, siis nende noorte tulevik on suurema riskiga vaimse tervise vallas ja ka käitumisprobleemide vallandumises ehk et getod, kehv linnaruum, ebaturvaline, usaldamatust täis piirkond võimestab seda, et inimene kogeb enam depressiooni ja ärevust. Meenutage siin Eesti uuringuid, mida on ka meedias väga palju kajastatud. Meil on epideemia täielikult ärevuse ja depressiooni levikuga. Kõik see ei ole ravi vajav, aga inimesed tunnevad väga suurt ärevust, enesetapumõtted ilmselgelt seotud ja ebameeldivalt kõrgelt seotud, aga ka agressiivsus ja käitumishäired ehk et teiste vastu suunatud destruktiivne käitumine, agressiivne käitumine, on see siis liikluses, on see siis tänaval, on see koolis, need on noorukid, kellest see uuring siin praegu räägib ehk et see koolivägivald on ilmselgelt üks suuremaid riskitegureid, aga kuskilt ta tuleb ja kehv keskkond, kas koolis või kodus või selles elupiirkonnas, kus inimesed üksteist ei usalda, ei tunne, ei toeta, see tekitab väga kergelt seda, et me oleme üksteise suhtes agressiivsemad ja ka vargused täiesti ilmselgelt. Kui võtta siis noorukid ja noored täiskasvanud ja seesama depressiooniga seotus, siis taaskord väga paljud tagasivaatavad uuringud näitavad ilmselget seost siis naabruskonna sotsiaalse sidususe ja depressiooni esinemise vahel ja jälle needsamad märksõnad: turvalisus, usaldus, positiivsed sotsiaalsed suhted, abivalmidus versus siis kuritegevus või vägivald ehk et kui seda on kõike paigast ära, siis jällegi piirkonnas on suurem risk selleks, et inimesed muutuvad depressiivseks. Ja see läheb tõesti läbi elukaare. Eks ole, liigun praegu noorte juurest, noorte täiskasvanud, need on ühed suuremad riskigrupid praegu Eestis, nii suitsiidiriski kui depressiooni levimuse koha pealt, aga ka meie järjest kõrgenev vanade inimeste seltskond, kes küll üksikjuhtumitena on väga reipad ja ka Eesti vanaprouad on mõnes mõttes kõige reipamad tegelased meil siin, kes on eluga sina peal, aga kui vaadata ikkagi niimoodi suuremat pilti ja kui on väga palju uuringuid kokku pandud ja see valim on tõsiselt suurem, siis 50+ ja vanemad inimesed selles uuringus siin, kus tõesti üle 30 000 inimese vaadati, siis naabruskonna korratus ja sotsiaalse sidususe puudumine ennustasid ilmselgelt depressiooni ja me kõik elame palju tervemalt, me elame palju kauem ehk et need riskid on midagi, mis meid kõiki puudutavad. Ja kui me jõuame pensioniikka, siis naabruskonna korratus ja ebaturvalisus mõjutab veelgi suuremal moel seda, et meie depressioonirisk on kõrge. Ja riikide vahel ei olnud suuri erinevusi ja siin ma panin täiesti teadlikult selle kribu-krabu pildi siia, kes vähegi viitsib sisse suumida, näeb siin ka Eestit, me oleme ilusti rahvusvahelistes uuringutes sees, et me ei erine kuidagi teistest riikidest. Me oleme täpselt selles samas arenenud riikide katlas. Ja tõesti, see ei ole mingisugune täna või eile avastatud teadmine, et targad naised tulid kokku ja vaatasid, et nüüd on hull lugu majas. See tegelikult on, olgem ausad, aastakümneid teada ja lihtsalt võimendub ja siis pigem on see küsimus, et millal me hakkame sellesse nagu tõsiselt suhtuma, sest kogukondades, kus on tugev toetus ja ressursse, inimesed pääsevad ressurssidele, just nendele samadele ressurssidele, mida ma seal alguses ära tõin, mida meil on enda liigina säilimiseks, igapäevase eluga toimetulekuks, ka enese teostamiseks vaja, siis nendes kogukondades, kus see on meile kättesaadav, on meil võimalus oma vaimse tervise eest seista ja meie heaolu on parem. Ja mida varem me seda võimaldame, seda
suurem on tõenäosus, et me ennetame neid probleeme ja meil on haigeks jäävaid inimesi, kes päriselt on hädas veelgi rohkem kui lihtsalt võib-olla korraks nukker inimene, on oluliselt vähem. Ja kogukonnakesksete teenuste integreerimine on meeletult oluline ja see on tõhus viis, see ei ole lihtsalt niimoodi, et kellelgi tuli tunne, et nii tore on raamatukogus kokku saada ja vot nüüd ütleme, et see on tähtis. Tegelikkuses uuringud toovad selle selgelt välja, et see ei ole lihtsalt naiste kanga kudumine, mis tundub tore, aga see on päriselt oluline ja tõepoolest see on oluline üle elukaare ja sõltumata soost. Ehk et turvalised ja atraktiivsed kogukonnakeskused, ligipääsetavad turvalised õuealad, kõik need kogukonna aktiivsed grupid, ka online kogukonnad, siin ei tasu seda päriselt ära unustada, et internet ei ole saadanast, sotsiaalmeedia ei ole saadanast, see võib olla ka targalt kasutatuna väga okei kogukond inimesele. See kõik on vaimse tervise riske vähendav. Ja nagu tõsimeeli, kuna on inimesed, kes armastavad mõnikord ka öelda, et mõtlete välja seal niisama ja kus sa võtad seda ikka aeg-ajalt küsitakse, kus sa võtad sellist väidet, siis ma otsisin ekstra kogukonnaaedade ja vaimse tervise seos, et küllap mul oleks rohkemgi neid leidnud, aga siin oli tõesti juba 8 korrektset uuringut kokku pandud ja tõsimeeli inimesed tõid välja selle tulemuse, et kogukonnaaedade kasutajatel olidki paremad tervise tulemused ja mitte ainult vaimse tervise tulemused, ka kehaline tervis, sest need on esiteks omavahel väga seotud ja teiseks aias toimetamine mõjutab su keha olulisel määral. Ehk et need inimesed, kes seal osalesid ja mitte ainult sellepärast, et nad lillekaste tõstavad ja kaevavad ja see on füüsiliselt hästi sihuke fitnessi suunal, vaid et ikkagi see kontakt samal ajal teiste inimestega, et elu rahulolu, õnnetunne, üldine tervis, need asjad on kõik oluliselt parema koha peal. Ja ma armastan rääkida vaimse tervise püramiidist. Mõnikord küsitakse, kuidas need alumised astmed üldse tekivad, et mis valemiga see kogukonna teenus tekib ja mis imeline asi see on. Aga meil ei ole raha ka kindlasti selle jaoks, et nagu 2 mõõdet, et väga ei tea, mis asi see on, kuidas see tekib. Ja siis sihuke kujutelme, et see on kohutavalt kallis, et see on mingi fancy hoone, mis tuleb algatuseks ehitada ja siis tuleb kuidagi leida mingi erispetsialist, kes neid inimesi seal juhendab ja suunab, et kaugel sellest, see on inimeste enda organiseerimine. Nii nagu Kairi eelnevalt ütles, siis tegelikkuses väga palju on see kohaliku omavalitsuse toetada, aga kui mõelda üldse inimeste oma autonoomia ja iseteadmise vajaduses või ka eestlasi sellises uhkes Rootsis, et küll ma ise tean, siis kindlasti kogukonna algatusi ei tehta niimoodi keskkontoris suunates, et nii, nüüd me anname teile selle raha ja vot siin majas te nüüd hakkate kogukonda arendama. Et see peabki olema loomulik protsess ja see peab olema nende inimeste ühistest väärtustest kantud. Aga seda on võimalik toetada kõrvalt ja see kindlasti on üldse mitte nii kallis, kui maksta kinni siin üleval psühhiaatriline statsionaarne abi, et kui inimene on juba kuudeks haiglas ja võib-olla ka pärast seda enam ei lähe päris sellisena tööturule tagasi, nagu me tahaksime. Ehk et ma hakkan vaikselt lõpetama. Et mulle väga nagu meeldib ja arstina väga tihti inimesed küsivad, et aga kuidas ma saaksin nagu ennast ravida niimoodi, et ma ei peaks tablette võtma, et ma tahaks nagu süüa niimoodi või midagi looduslikult, kuidagi normaalselt teha, siis see on üks näide sellest, kuidas loomulikul moel oma vaimset tervist parandada ja ka teistele pakkuda seda loomulikku võimaldust, aga see ei ole selline väljamõeldud loomulik võimaldus, vaid see on teadusuuringutega tõestatud, ehk kuuluvustunne vähendab üksildust. Ja kui inimesed tunnevad ennast kogukonna liikmena, siis nad kogevad harvem üksildust ja siis nad kogevad selle tõttu ka vähem riski ärevuseks, depressiooniks või suitsiidmõteteks. Toetavad suhted ilmselgelt leevendavad stressi, usalduslikud suhted peres, naabruskonnas, töökohas, kõik need annavad meile lisajõudu ja see kõik ei ole kallis ravim, vaid see on normaalne inimeste loomulik üksteise aitamine, mida tuleb mõnikord lihtsalt võimestada. Ja koos tegemine suurendab tähendust ja eneseväärtust ja siin ka tõesti needsamad noorukid, keda
mitte nüüd eile ei hakanud üle maailma ISIS värbama või muud kallutatud grupeeringud. See on väga pikalt juba kestnud protsess, kus nii-öelda arenenud riikide noorukid, kes tunnevad kroonilist üksildust, nad ei kuulu kuskile, nad on üsna heitunud. Need on suurepärane võimalus saada äärmuslike rühmituste meelevalda ja inimesed panna tegema asju, no, mis ei talle ega teistele kuidagi hüvanguks. Nii et kaasatus on hästi oluline, koos tegemine ja sotsiaalne võrdsus ja õiglus vähendavad vaimset ebavõrdsust ja see on hästi oluline, et inimene tajuks ühiskonda solidaarse ja usaldatavana, ja ta tajuks seda, et temal on ka koht selles olemas. Ja jälle, see ei ole mitte ainult sellepärast, et see on eetiliselt ja moraalselt õige, see käib ka inimese tervise hoidmise juurde. Et me võime küll olla üksteise suhtes küünilised ja kurjad, kui meil on kehvem päev ja me ei ole ära välja ennast maganud, aga baasiliselt, ja seda ma uurisin juba väga ammu, kui ma olin noor ja algaja psühhiaater, et kas inimene on baasiliselt kuriloom või sõbralik loom, inimene tahab hoolitseda ja tahab hoolitsetud olla ja see kuulub meie loomuse juurde ja see on vajalik, et me oleksime terved. Ja meil on vaja seda õiglustunnet ja seda tunnet, et meid koheldakse õiglaselt. Me oleme oma ühiskonna täisväärtuslikud liikmed ja selle läbi me vähendame tõrjutust ja stressi ja vähendame seda, et meil on vaimseid häireid hirmutaval moel palju. Ehk et kui hooliv kogukond sünnib hoolivatest inimestest. Ja ma nüüd rohkem ei ütle midagi. Aitäh sulle, Anne. Päris palju asju, mis kõnetas näiteks üksildus kui rahvatervise probleem, et oma kohalike omavalitsuste soovitusi koostades aasta esimesel poolel võtsime ka välja natuke statistikat ja avastasime, et peaaegu 100 000 inimest on tööturult väljas ja pea pooled neist on vaimse tervise probleemide tõttu ja meil siis peamiselt, eks ju, depressioon ja ärevus, nagu sa mainisid. Ja et tegelikult sidusad kogukonnad saaksid seda kõike ennetada, et siin jällegi natukene statistikat juurde, et OECD on ära mõõtnud selle, kui palju Eesti riik kulutab siis vaimse tervise probleemidega tegelemise peale ja see on umbes 2,8% meie SKT-st ja jälle eelmise aasta numbrite põhjal arvutasime välja 1,1 miljardit eurot ehk siis päris palju raha ja mis kogu aeg on meil eelarvest kadunud ja oleme püüdnud ka poliitikute tähelepanu sellele juhtida. Aga kogukonnad ja et mulle meeldis ka see, mis sa ütlesid, et need on loomulikul moel oma vaimse tervise toetamine ja ilma ravimite võtmiseta. Aga meil on tulnud nüüd 2 küsimust. Kõigepealt on küsinud Anna, et töökogukonnad, kuivõrd siin asjakohane kogukonna mõistet kasutada, sealhulgas pidades silmas kuuluvustunde, koostoimimisvõimekuse aspekte, mida töökogukondades teha saab neid vajadusi ja ressursse silmas pidades. Et ma mõtlen, et äkki anname Annele selle küsimuse. Vabalt. Selles mõttes, et kui te Kairit hästi tähelepanelikult kuulasite, siis lihtsalt iga grupp ei ole kogukond. Et kogukond hakkab sealt, et on jagatud väärtused ja me saame üksteist usaldada. Ja siis, kui mõelda, et kuidas sa selles töökollektiivis selle tekitad, ehk ma tahan öelda, et sul on võimalus oma töökohas tekitada kogukond läbi selle, et kuidas sa soodustad inimeste omavahelist suhtlemist ja ühist tegevust ja mingite ühiste väärtuste põhist tegevust. Töö on muidugi väga tihti nii või teisiti ühiste väärtuste põhine tegevus. Näiteks kui ma arstina mõtlen pandeemia ajas, siis meeletu stressi vähendav element oli just see, et me koos töötada saime. Me olime ühed vähesed, kes saime üldse kokku, saime olla reaalselt haiglas koos ja tegeleda. Aga ega see, mida me üksteisega toeks saame kogu aeg teha ja teeme, on see, et kuidas meil on ka jagatud väärtused ja me saame rääkida ka kõige keerulisematest asjadest, ehk et sellise asja sa saad igas töökohas tekitada, aga selleks pead sa andma inimestele võimaluse ka vaba aega veeta. Ja vaatamata sellele, et meil siin
Tervisekassa sai puid alla selle eest, et nad veetsid niimoodi ekstreemselt kallit vaba aega, siis ma loodan, et ei juhtu seda, et meil keegi ei julge enam suvepäevi teha või mingisuguseid mõttetalguid või ka niisuguseid väljapool tööaega koos olemisi, see tegelikkuses võimaldab inimestel üksteisega tutvuda just nagu inimesena, noh, saada aru, millest ta mõtleb ja mis tema väärtushinnangud on ja leida seda ühisosa. Nii et siin ülemustel on see muidugi suur roll, et ülemus, kui tuleb ruumi, siis ta tekitab tihti selle, et nüüd hoiame kõik hinge kinni ja lööme kulpide alla ja keegi ei julge mitte midagi öelda, et see mõnikord võib ka appi endale võtta näiteks superviisori, kes aitab nagu neid vestlusi arendada, eriti siis, kui on jõutud juba kriisi, et see töökeskkond on näiteks muutunud toksiliseks ja hoopis tervist kahjustavaks. Või ka lihtsalt selliseid arengu juhtimisega tegelevaid tegelasi kõrvale, kes aitavad selle grupi dünaamika selliseks muuta, et inimesed saavad rääkima ja saavad jagama hakata. Kui see neil loomu poolest hästi välja ei tule, et on erinevaid viise ja täitsa võimalik ka endale spetsialiste võtta appi, et nad panevad selle jää nagu liikuma ja tekitavad selle mitteformaalse, hoopis teiste väärtuste põhise, kui ainult võib-olla kasumi teenimise põhise väärtuse nii-öelda sõnastada ja hakata inimestele nagu üksteist paremini toetama, seda keskkonda luua. Nii, ma võib-olla enam-vähem sain hakkama. Ja aitäh, Anne. Väga hästi. Üks küsimus Kairile ka. Kas noorte ja meeste vähest osalust kogukondades mõjutavad põlvkondade ja sugude erinevad väärtused, rolliootused ja suhtlusviisid? Kindlasti ka see. Ma olen ise kuulnud päris mitme kogukonna niisuguse eestvedaja või sädeinimese suust, kus tõesti on väga tugev kogukondlik niisugune liikumine ja toimetamine, et ma ei oska enam mitte midagi teha, et nagu noori lihtsalt kaasa ei saa. Et mis see siis on ikkagi ja et see ongi, ma arvan, et see teema, mis vajab kuidagi täitsa uutest nurkadest lähenemist või kuidagi koos noortega mõtestamist ja et võib-olla selline hästi teadlik, et me nüüd siin koguneme ja teeme kogukondlikke asju, võib-olla ei olegi noorele üldse oluline nagu informatsioon, vaid lihtsalt see mingisugune kõik algab ikkagi sellest hoiakust, et tegelikult absoluutselt igalühel olgu ta kui noor tahes ja kui vana tahes, on midagi anda, mingit oma oskust, oma mingisugust annet või võimet, millega ta saab olla tegelikult teiste jaoks ka vajalik ja kasulik. Et küsimus on, kuidas me selle üles leiame, sest see tegelikult ju motiveerib seda inimest. Et kui me meeste puhul täna teame, et üldiselt mehi näiteks see kriisiteema väga kõnetab. Et kui olen ka siin ja seal ikkagi kuulnud kriisiteemaliste aruteluringide toimumist eri piirkondades siin Eestis, siis see on ikkagi väga meesteküllane. Et ja see on ju väga arusaadav ja mõistetav, et meil ongi vaja mehi kaasata just sellistesse võib-olla rohkem pragmaatilisematesse tegevustesse, kus nad tunnevad, et nemad saavad, nad oskavad ja tahavad kaasa mõelda, see motiveerib neid, nad saavad ka midagi teha, neil on omad oskused kuidagi teha ja nii edasi. Aga et siin tuleb ikkagi väga selgelt leida üles need nii-öelda nupud, et mis on kellegi enda nii-öelda, kus see motivatsioon on kellegil. See Võrumaa näide, mida ma tõin, inspireerib mind ennast väga sellepärast, et seal pakutakse just nimelt või nagu harjutatakse mehi tegelikult tulema ka kokku üksteisega lihtsalt rääkima. Et see ei ole ka midagi, mida meil on lihtne teha. Et kuidas üldse nagu anda seda kogemust, et mida see heaolule loob, kui ma tegelikult saan, et ma julgen juba kuidagi siis ennast avada mingisugusel ühisel teemal oma kogemust mõtestada.
et sellised, ma nimetan neid niisuguseid dialoog- ja harjutusväljakuteks, et seda meil hirmsasti vaja ühiskonnas, et me üldsegi õpiksime üksteisega nagu vestlema ja kuidagi kogema seda, et kui hea on niimoodi vestelda, kui me ei tülitse või ei pea kuidagi faktidega võitlema. Et ma arvan, et ühesõnaga nii meeste kui noorte poole pealt on meil vaja ikkagi ühest küljest väga selgelt nendega koos aru saada, et millesse nemad tahavad panustada, kus on see nende motivatsioon ja siis leida need võimalused. Et jällegi võib-olla väike näide, mis on nagu lihtsalt tohutu edulugu minu meelest tuleb siit samast Euroopa parimast kogukonnamuuseumist, Kalamaja muuseumist, kus osati kaasata kohalikke inimesi väga targalt, et tõesti, et kutsuti üles tooma oma esemeid või tulema muuseumisse rääkima mõnda kohalikku lugu, mis on väga väärtuslik muuseumile ja tuli üks vanem härrasmees, kellel oli olnud kellel on väga põhjalik teadmine näiteks nendest tänava, kuidas öeldakse, kaevuluukidest või need, mis on tänava keskel, need niisugused. Ja tõepoolest ta nagu avas, ta tõi vist ühe luugi sinna muuseumisse, ütles, et see on niisugune Kalamajale niisugune, ma ei tea, oluline või spetsiifiline, aga muuseum märkas, et selle mehe motivatsioon on et nendes kaevuluukides ja ta tegelikult nägi, et see mees võiks täiesti rääkida nendest luukidest ka teistele, teha ekskursiooni näiteks naabruskonnas. Ja selles kasvas väga kena edulugu kuni selleni välja, et lõpuks minu meelest said need populaarsed ekskursioonid vormistatud kuidagi ka raamatuks, nii et selline kaevuluukide nagu ülevaade, et kui me märkame, et kellelgi on mingi oma salahuvi või hobi olnud ja me anname selle lava, me võimendame ja selleks need ankurasutused näiteks on piirkonnas hästi olulised. Raamatukogud eriti, sest üks raamatukogu hoidja ütles ilusti, tema peamine tööriist on inimeste kuulamine. Et ta nagu märkab ja kuulab ja tegelikult oskab võib-olla kedagi kokku viia kellegiga, et see roll on ääretult oluline, selline ühendaja roll. Et jah, sellised väiksed mõtted võib-olla siis selle teema pealt. Väga vahva. Kuna meil on 2 küsimust veel ja natukene on veel lõpus, ma tahaks teile ka vaimse tervise kuust rääkida, et mis toimuma hakkab, siis ma arvan, et vastame need küsimust ikkagi ära, aga proovime natuke lühemalt. Ja Silver küsib, et tundub, et tänased esinejad on valel üritusel esinemas. Need teemad tuleb viia linnaplaneerijate ja keskkonnakavandajate lauale. Ja kuidas seda teha? Kumb teist tahaks vastata? Võin vastata, mina algaja poliitikuna, kes kandideerin Tallinna linnavolikogusse. Pehmelt öeldes, kui mind ära räägiti või üritati niimoodi veenda, siis üks küsimus, mis ma küsisin, oli see, et millal te nende getode ehitamise ära lõpetate, et mulle nagu üldse ei meeldi see, et meil keerulised lapsed kasvavad väga konfliktsetes kogukondades ja kohtades üles ja kuidagi eraldi rõhutatakse seda, et sa oled kehvem ja vaat nüüd elage siin kehvemas piirkonnas ja nii edasi. Või näiteks linnaruum kui selline, et mida lapsed seal üldse teha saavad. Rääkimata, et nad saavad turvaliselt liikuda, aga see, et kas neil on nagu selliseid loovaid mängimise kohti, ehk et kui mõelda, et kuidas poisid saavad sõpradeks, siis nad saavad läbi sellise aktiivse välistegevuse ja kui meil on nagu kõik nii korralik või siis pole nagu ainult asfalt, siis pole sul kuskil mängida. Ehk et mulle väga meeldiks, et kui meil areneksid need kolaväljakud, kus on mitte niisugused ülituunitud, väga mitte loovust arendavad mänguvahendid, vaid sellised võimalused, mis täiskasvanud niimoodi tekitavad, aga nad ei tuuni neid valmis, et lapsed saavad ise ehitada, meisterdada ja mängida, et neil on oma kogukond, kasvabki läbi mängu seal välja või nagu poistel ja meestel läbi spordi tegemise tegelikult ju kasvavad kogukonnad. Nii et ja Silver ise ka võib vabalt kirjutada ja võtta see teema nagu lauale, sest et kogukonna liikmena on täpselt sama palju võimalik oma hääl kuuldavaks teha. Absoluutselt ja VATEK-i poolt me samamoodi püüame, see on seesama, millest ka alguses oli juttu, et vaimne tervis ei ole ainult üks pelgast terviseküsimus või sotsiaalküsimus, et see ongi valdkondade ülene ja tõepoolest ka linnaplaneerijate ja keskkondade kavandajatega peame rääkima ja püüamegi seda teha.
aga üks jah, küsimus. ma lihtsalt siia igaks juhuks toon selle ka sisse, et seesama vaimse tervise teemaline inimarengu aruanne 2023 ikkagi väga uue niisuguse vaatenurgana võttis terve peatüki mõtestada nii-öelda füüsiline ruum ja vaimne tervis seoseid ja tegelikult see oli üsna selline progressiivne peatükk, sest ka teadlased, autorid ütlesid, et ega meil neid uuringuid nii väga võtta polegi veel siit Eestist, eks ju, et see ongi nagu justkui pisut niisugune uus teema, aga samas ma tunnen küll, et see on juba seal valdkonnas selgelt laual. Osalesin ka ise viimasel planeerimiskonverentsil Tartus ja need teemaplokid on täitsa olemas seal laual, et võib-olla seda tuleb ikkagi veel võimendada, see on õige. Ja aitäh. Siis on ka veel Lauralt küsimus ettevõtete vaatest, et neil oleks ju võimekus väga palju ära teha. Kuidas murda stigmasid, kuidas tuua kogu tänane info igasse Eesti ettevõttesse? Kas võiks olla riiklikult loodud hästi praktiline programm, mida oleks lihtne implementeerida igas firmas? Muidugi, miks mitte? Kairi. Sellest inimarengu aruandest ju tegelikult peaksid kasvama välja sellised rakendatavad suunad. Selle võib implementeerida minu pärast vaimse tervise püramiidi sisustamisse, mis on tegelikult mille pinnalt tehakse vaimse tervise strateegiat või on tehtud. Ja inimesed tihti küsivadki, et kuidas päriselt see juhtub. Ehk et see on nagu väga selge näide, et kui on antud mingisugune juhisraam kollektiividele, töökohtadele, kuidas nemad saavad seda teha, siis saabki seda ellu viia. Nii et see on nagu inimeste kokkutoomine ja sõnastamine ja siis ka selles seismine, sest et need paberid kipuvad meil ka laualt maha libisema, et selleks on jälle ka kogukonda vaja ja selleks tegelikult on ka VATEK just nimelt hästi kaalukas kogukond, et need asjad päriselt juhtuksid, et need vaimset tervist taastootvad algatused käivituksid. Ja mina ka ütleks, et minu meelest on ettevõtetel siin väga suur roll, et ühest küljest muidugi ettevõtted, kes tõesti on kuidagi hästi lokaalsed või paigapõhised, et siis seesama ankurasutuse mõtteviis, millest mina ennem rääkisin, et kuidas nagu mõtestada enda põhitegevusele lisaks nagu enda rolli ikkagi selles naabruskonnas, et mida meie saame teha, et see elu seal veel nagu edeneks. Aga teisipidi ikkagi on ju ettevõtteid, kes kuidagi moel või teisel tahavad toetada mingisuguseid ühiskondlikke algatusi või suundumusi ja nende sellise toetamise kaudu tegelikult me tõstame seda ühiskonnas nähtavamale. Ehk et see on hästi oluline, kui ettevõtted võtaksid toetada just selliseid kogukondade arendamise algatusi, et me päriselt ja miks mitte ka selliseid väiksemaid linnaruumilisi algatusi, kui naabruskonnad ise tahavad midagi ära teha, et see on väga oluline ja ma olen isegi esitanud ideena mingi konkurss oli, kus siin ettevõtted tahtsid raha jagada, et kuhu peaks panema, kui me tahame Eestis elu paremaks teha, siis minu meelest raamatukogud on see koht, kuhu võiks ettevõtted investeerida. Kui me saame ja Eesti raamatukogude probleem ei ole mitte see, et nad ei oskaks teha kogukonnaga koostööd, vaid nende ruumid on kehvad. Et see füüsiline taristu vajab nii palju järeleaitamist, et ma olen öelnud, et iga küla vajab meil oma oodit, nagu Helsingis on, et sellist inimesi kokku toovat väga toetavat keskkonda, kus igaüks saab olla ja teha midagi, et see raamatukogudesse investeerimine on ka väga oluline asi, kuhu me saaksime tegelikult ka erakapitali suunata. Aitäh, see on tõesti olnud nii põnev vestlus ja tahaksin ise ka kommenteerida veel erinevaid asju. Võib-olla ühe asja ma ütlen, et tegelikult eks igasugune muutus hakkab ikkagi juhist pihta ja seetõttu püüame ka meie VATEK-i poolt praegu just siin enne valimisi sellisel põneval perioodil erinevaid kohalike omavalitsuse juhte ja poliitikakujundajad adresseerida, nii et siin on ka teie kõigi täpselt nii, nagu ka Anne ütles, et igaüks ise saab ka seal kaasa aidata ja meie needsamad kohalikele omavalitsustele suunatud vaimstervissoovitused, milles on väga palju kogukondadest juttu, et neid saab tegelikult ka iga üksikisik, iga kodanik, iga kogukonna liige kasutada ja nendega siis oma
kas siis kogukondade eestvedajaid või siis kohalike omavalitsuste juhte müksata ja poliitikakujundajatele närvidele käia. Aga nüüd siis proovime selle jutu siin kokku tõmmata, et tahtsin teile veel rääkida natukene vaimse tervise kuust üldse, mis meil siin toimuma hakkab, et kuidas seda tähistada. Et võib-olla kõigepealt üldse, ma arvan, et eelnevalt saite juba päris palju inspiratsiooni, et mida võiks teha ja millele tähelepanu pöörata. Aga võite ka mõelda näiteks vaimse tervise kuu tegevusi planeerides, kuidas on teie suhted ja kogukonnad ja kuidas need omavahel on seotud ja kuidas nad mõjutavad ka tervise teisi aspekte. Ja siis otsidagi võib-olla võimalusi, kuidas neid omavahel vastastikku tugevdada. Ja vaimse tervise kuu tähistamisele ootame siis loomulikult kõiki inimesi üle Eesti ja organisatsioone, kogukondi ja loomulikult ka ettevõtteid. VATEC-i poolt püüame selle info koondada, seda levitada võimalikult palju ja tuua esile toredaid ja häid eeskujusid. Ja mida siis võite teha? Korraldada või toetada üritusi, mis aitavad kogukonda kokku tuua, hoolivust suurendada. Need sündmused, mida te organiseerite, võivad olla kinnised kogukonnasündmused, aga võivad olla ka avatud kõigile. Tahan teile näidata meie vaimse tervise kuu kodulehte. Kohe proovime, kuidas mul see välja tuleb, et sealt saate ka inspiratsiooni siis võib-olla oma ürituste korraldamiseks. Et vaimsetervisekuu.ee on siis meie kodulehekülg, mida VATEC hoiab. Siin on siis võimalik saada ka rohkem teada enda toetamise, teiste toetamise ja kogukondade toetamise kohta. Siin on juba üleval päris suur ports põnevaid üritusi, mida siis VATEC-i liikmed korraldavad. Neid saate siit otsida erinevate filtrite kaudu. Ja lõpuks on siin veel üks oluline koht, et kutsun teid üles märkima ka ennast vaimse tervise kuu tähistajaks. Et kui te ei ole ühegi VATEC-i liikmega seotud, ei ole ise, teie organisatsioon ei ole VATEC-i liige, siis saate ennast siin kirja panna kas eraisikuna või siis ka organisatsioonina, kui teil on vaimse tervise kuul mingeid põnevaid üritusi plaanis. Nii, ja sellega siis hakkamegi vaikselt peaaegu juba jõudma lõppu. Lihtsalt võib-olla veel mõned mõtted siin, kuigi siin on juba läbi käinud päris paljud neist, et mida võiks teha. Et näiteks erinevad vaimse tervise alaseid oskuseid arendavaid töötubasi on päris paljud korraldamas, aga koolides on võimalik viia läbi vaimse tervise teemalisi koolitunde või ka koguni korraldada terve hoolivuse nädal või terve kuu isegi, kui väga hästi läheb. Ettevõtetes, asutustes võite teha avatud uste päevi, kutsuda väljastpoolt külalisi enda kogukonna tegemisi siis uudistama. Vabatahtlikuna panustamine või oma kogukonnast vabatahtlike kaasamine. Kogukonna talgupäevad on kindlasti väga vahvad koos ettevõtmised. Tänulikkust väljendada ei ole kunagi liiga palju ja eriti, kui see tänulikkus on suunatud oma kogukonna eestvedajate ja ka vabatahtlike suunas. Et siin käis läbi sädeinimeste teema, et me VATEC-is, kui me kohalike omavalitsuste vaimse tervise soovituste paketti kokku panime, mõtlesime väga palju selle termini peale, et säde on ju tegelikult selline, mis põleb erksalt ja siis kustub kiiresti. Et meie tahame, et meie eestvedajad ikkagi kustuks ja et nad oleks hoitud ja toetatud ja loomulikult tunnustamine on osa sellest, mis inimesele on oluline, kui ta teeb südamega tööd. Võite korraldada vaimse tervise teemalisi arutelusid oma kogukonnas ja miks mitte ka meedias rääkida sellest. Võib jagada igasuguseid materjale, mis aitaks teistelgi hoolitseda enda ja oma kogukonna vaimse tervise eest. Vaimse tervise ja kogukondade teemalised valimisdebatid võiksid olla praegu populaarsed enne valimisi ja küsidagi oma kohalikelt poliitikutelt siis, et mida nemad teeksid, kui nad saaksid valituks oma kohalikus omavalitsuses siis oma inimeste vaimse tervise heaks.
ja võib-olla ka väga lihtsad asjad, mida ka juba siin mainiti tegelikult päris mitu korda, et on ju näiteks füüsilise tegevuse nagu matk või jalutuskäik korraldamine või siis raamatuõhtu, kudumisõhtu, filmiõhtu organiseerimine oma lähedastega või naabruskonnas. Nii et tegelikult ideid on päris palju, siin ei ole mingeid piire, laske oma fantaasial ja loovusel vabaks ja mõelge ja andke meile ka teada, mida te teete. Ja mis siis ikka, hakkame pihta, et tegelikult VATEC-iga me oleme siis olemas ja kui teil on veel küsimusi või mingeid mõtteid ja ettepanekuid meile, andke teada. Ma olen kindel, et Anne ja Kairi on ka olemas ja alati valmis arvamusi ja mõtteid jagama teie kõigiga, nii et võtke ühendust. Ja andke meile teada, mida te teete. Lisaks võib-olla lõpetuseks veel see, et me salvestasime selle webinari, nii et kui teil või teie tuttavatel ei õnnestunud, teil õnnestus tõenäoliselt, kui te siin olete, aga teie tuttavatel ei õnnestunud täna meiega olla, siis jagage seda nendega, nii et kõik saaksid osa meie avaüritusest. Ja suur aitäh kõigile ja sellega siis lõpetamegi täna. Head vaimse tervise kuud kõigile ja hoidke oma kogukondi. aitäh!